tere õhtust! Väga tore, et olete tulnud kuulama Jaanika Merilood, kes on kirjutanud raamatu Minu Ukraina alapealkirjaga Lubaduste maa. Minu nimi on Liis Seljamaa, Karmo Tüür ja mina oleme kahekesi siin selleks, et seda juttu siis nii-öelda nagu oma tahtmiste suunas suunata. Kumb meist juhib, seda ma ei teagi. Me leppisime niimoodi kokku, et mina juhatan üritusi sisse ja Karmo hakkab esimesena küsima. Palun, ma annan mikrofoni sulle. Tere ka minu poolt. Jaanikat ma tunnen suhteliselt ammu, aga lihtsalt põgusalt. Ja tean ainult praktiliselt seda, et IT-laukon on siin põhiline tegevusvaldkond ja uskumatult edukalt seda teinud. Minu jaoks on olnud alati selline skepsise moment, kui ma ise IT-valdkonnas kõik mida aru ei saa ja kuidas see siis Ukrainas toimida, aga näed, kuidagi nagu küll toimib. Aga räägime sellest raamatust või eelmisest teemapüstitusest, et Minu Ukraina. See asi jaguneb ju kaheks. On olemas see nii-öelda enam objektiivne Ukraina oma hädade ja headustega. Ja siis on olemas sinu Ukraina. Et kuna sa oled justkui Ukraina osa ja justkui siiski oled ka mitte Ukraina osa, et siis sa saad seda asja vaadata nii seespoolt kui väljapool. Et mille poolest see sinu Ukraina erineb siis nii-öelda keskmise Mõkola või Maria Ukrainast? Tere tulemast kõigile, et aitäh, et te siin olete, et Ukraina teema huvitab. Ma arvan, et igal ühel on oma, et minu Ukraina, et igal inimesel on minu Ukraina, et sõltumata, kas on siis mina või Mõkola või millega ta tegeleb. Ja tegelikult see oligi väga raske selles raamatus ja miks ma tükk aega kokku võtsin, oli see, et kuidas minu Ukraina muutuks huvitavaks ka teistele. Et see ei oleks nagu ainult mina, see, kuidas mina näen, vaid et ta oleks kuidagi nagu äratuntav, et ta oleks samal ajal nii armastuse kui kriitikaga ja ma arvan, et minu Ukraina ongi sellest nagu igaüks elab omas mullis või omas mingis suhtlusringkonnas. Ja ta tuli sellise natuke poliitilise majandusliku kaaluga või lähenemisega, sellepärast, et see on see ringkond, kus ma liigun, aga ma absoluutselt ei tahtnud nagu hakata lakkama mingeid selliseid intriige või hakata mängima nimedega, vaid see tuligi selline, et mina, kui mu isa, üks kahest lemmikisa on siin, aga üks kahest on ukrainlane, minu ema, minu teine isa, Peeter, aga minu teine isa on ukrainlane, ma olen ise sündinud kolmekeelses peres tegelikult, et mu kodukeel on olnud vene, ukraina ja eesti. Ja olen kõik lapsepõlved pikka aega veetnud Ukrainas ja natukene olen näinud seda, kuidas selline lapsepõlv on seal möödunud. Ukraina keel on mul nagu selline kodukeel. Ja see kindlasti aitas ka sellele kaasa, et ma lõpuks Ukrainasse jälle sattusin oma nii-öelda juba suures elus või suure elu juba hiljem mittevaldkonnas, investeerimisvaldkonnas. Ja see minu ongi tulnud läbi selle, et mina sattusin sinna teemadel digiriik, kuidas võiks aidata kaasa Ukraina reformidele. Siis tuli 2015 aasta, tuli Maidan, tulid muutused, tuli oranž revolutsioon. Ja kõik, kes nagu küsisid, kes olid, kas ukrainlased või kuidagi DNA kaudu Ukrainaga seotud, et kuidas võiksin mina panustada selle uue oma Ukraina tekkimisele. Ja minul oli see nagu loogiline vastus, et mida ma oskan. Ma oskan natukene ehitada digiriiki, ma olen näinud Eestis, kuidas see toimib. Järelikult on see võib-olla minu kõige suurem panus see, et ma mitte ei käi ja ei räägi, kuidas peaks kõik toimuma teistmoodi, vaid natuke kaasa panustada. Ja see raamat ongi pigem sellest, et minu Ukraina on see Ukraina, mida ma olen nii-öelda ka natukene proovinud ehitada, kõlab liiga ülvalt, aga natukene kaasa nagu aidanud luua seda uut Ukrainat, kui nüüd öelda. Väga pikk vastus oli. Kas annan parema? Ma läheks selle Minu Ukraina teemaga selles mõttes edasi, et sa ütlesid, et sinu lapsepõlve suved paljuski möödusid kõik Ukrainas. Ja seal olid siis vanaema tädide õrnahule. Kas sa sellest raamatus väga pikalt ei ole kirjutanud? Ütleme nii, et see sinu isiklik või perekondlik nagu puutumus nagu raamistab seda raamatut. Et seda on raamatu alguses ja raamatu lõpus. Kui sa nüüd seda oma lapsepõlve Ukrainat võrdled selle Ukrainaga, mis see täna on või ütleme siis sellega,
mis seal oli siis, kui sa sinna nagu tagasi läksid ja hakkasid seal siis aktiivsemalt tegutsema, et mis see kõige suurem muutus on? noh, arvestades seda, et juba riigis olid siis ju täiesti teised. ja nagu mina hakkasin käima kunagi minu sellest ajast, kui ma mäletan, see oli siis aasta 81-82, kus algasid minu lapsepõlve Ukraina suved, mis oli muidugi täiesti teine aeg. aga nii palju ma pärast tagasi käinud Tšabanõis, mis on Kiievi lähedal, Kamens-Podolskis, mis on selline Moldovia lähedal, Moldova lähedal olev piirkond. tead, praktiliselt mitte midagi ei ole muutunud selles kohas endas, et kõik need vanad asfaltteed nagu lagunevad, kõik need veršopad, mõnedesse on pandud plastikaknad, aga teised verandad hakkavad samamoodi. et see mõnes mõttes on nagu mingid aeg on ajast tardunud, mingi aeg on läinud edasi, aga nii selliselt natuke sürrealistlikult edasi, et seal on needsamad nagu väiksed talumajakesed pool lagunenud, mingid kasarmud, mis on pool lagunenud, kuskil veel elab keegi. samas on tekkinud mingid 20-korruselised elamud täpselt nende taha, sellised tohutud maitsetud ja samal ajal pargib selle ees keegi oma väga kalli autoga. et on tekkinud pigem sellist nagu sürrealismi mõnes mõttes juurde, et okei, on tekkinud see mingi rikkam klass, mingi edukam klass, mingi sellised turumajandus, mis on arenenud ebaühtlaselt, mõttes on palju rikkust, on palju vaesust, on palju kontraste, on palju sellist kulda ja karda, samal ajal kui on ka palju nagu tõesti päris vaesust, et on tekkinud need kontrastid või need nagu just selline rikkus, natuke võltssära, natuke pärissära ja need ülemised kihid juurde. alamised on jäänud väga palju samaks mõttes, et see, kus oli nagu selline maapiirkond, ega maapiirkondades võib-olla ei olegi nii palju muutunud, et see on täiesti üllatav, kui palju mingis mõttes on aeg ka targetanud, et nagu oli naturaalmajandus mõnes mõttes, kus käsi peseb kätt, kus on selline tohutu vastastikune toetussüsteem, aitamine, väga palju armastust ja see on üllatavalt vähe muutunud, et kui ma mäletan oma lapsepõlve Tšabanõikest Kiievi lähedal sellist vanasti küla, nüüd juba peaaegu Kiievit, väga vähe on muutunud. seesama puust poollagunev veranda nende kirsipuudega, kõik on täpselt seal, kus ta oli. mingis mõttes sa juhatasid järgmise küsimuse ise sisse, rääkides sellest, et kuivõrd erinev on Ukraina või kui palju on erinevaid Ukrainaid. et territoriaalselt kultuuriliselt väga erinev, poliitilised identiteedid tohutult erinevad. kuna seesama see identiteedi küsimus on minu jaoks metsikuma põnevamaid teemasid, et kuidasmoodi ehitatakse üles see kuuluvustunne. et mina olen eestlane, mida see tähendab? see asi on Eesti. Eesti puhul nagu ka väga paljude teiste identiteetide puhul toimib pigem see nii-öelda negatiivne identiteet, et mis asi Eesti ei ole, seda on väga palju lihtsam kirjeldada kui seda, et mis asi Eesti on. Eesti väga paljuski taandub sellele, et Eesti on mitte vene. et me oleme eraldunud Venemaast, me oleme väga teistmoodi, meie keel on teine, meie olme on teine, kuigi meie mentaalselt väga palju teine tegelikult ei ole, aga ikkagi. meil on see suhteliselt lihtne defineerida läbi keele, territooriumi ja mitte venesid. mis asi on Ukraina, mis asi on see, mis seob kokku, vaat needsamad sinu kirjeldatud maapiirkonnad, mis on tardunud aastasse 1970 võib-olla ja siis see ultrakaasaegne Kiiev ja väga erinevad rahvuslikud nurgad. mis asi on Ukraina? nüüd sa küsisid mul küsimuse, mida on proovinud lahti mõtestada viimased palju põlvkondades Ukrainas ja kõik majandusanalüütikud ja poliitikud ja nii edasi. sa oled tuntud, vabanda oma heade küsimuste pärast. aga Ukraina ei ole Venemaa. alustuseks, nagu sa ütlesid, Eesti ei ole Venemaa, kindlasti on see, nagu president Kutšma, teine president, ütles täpselt sedasama, tal oli isegi raamat, Ukraina ei ole Venemaa. et üks osa identiteedist on kindlasti see, et vastandamine et ei ole Venemaa mõttes, peaks olema rohkem vabadusi ikkagi ja praegu ka on, kui vaadata sõnavabadust, kui vaadata majandus mingis mõttes vabadust, kui vaadata erinevaid näitajaid. samal ajal see ei ole veel Eesti või Euroopa, kindlasti käib läbi sealt ikkagi see vaim, et Ukraina tahaks olla osa Euroopast ja mitte just Euroopast niivõrd geograafiliselt kui väärtustelt, et on olemas selline Euroopa väärtus, et Ukraina ei ole tegelikult hinges kunagi olnud Nõukogude Liit.
ta ei ole Venemaa ja pigem Ukraina osaliselt arvab, et oli ka Kiievi Venemaa selline häll, kus toimus Vene suurvürsti ristimine näiteks ja kõik see Kiievi Russ, kus tegelikult sai algedaa tänane Venemaa, et selles mõttes Ukraina arvab, et ta ei ole Venemaa kindlasti, veel ei ole Euroopa. Aga nii imelik kui see ei ole, et praegu, mis on toimunud poliitikas, on pigem nagu tekitanud selle identiteedi leidmise, et kuigi kõik linnad on tohutult erinevad, kuigi kõik piirkonnad on tohutult erinevad, tohutult. Noh, täiesti keele mõttes, usundite mõttes, kui sul on Harkov, mis on Vene piiri lähedal, on venekeelne ja pigem ortodoksi, see on Lvov, mis on pigem, ütleme, katoliku ja täiesti ukrainakeelne, see on vahepeal Odessa, kus on läbi põiminud väga paljud erinevad kultuurid. See on Dnepr, kus on selline vene ja kõikvõimalikud muud kultuurid, siis on ühendanud nii imelik ei ole praegune päevapoliitika selles mõttes, et on hakatud otsima seda ühisosa. Ühisosa on see, et me oleme ukrainlased, mis see on. Ja loomulikult keel ja mingid komponendid identiteedist, aga praegu vist käibki selle otsimine tegelikult, et mis see on siis nagu see, et igal ühel on oma sümbol Ukrainast, et kellel on, ütleme, Ukraina kasakad, kellel on borš, kellel on need samad minu lemmikud päevalilled, kellel on keel, aga kui me igaüks tuleb tegelikult natuke erinevast killukesest Ukrainast, siis just ühisosa praegu proovitaksegi leida. Et ma sellepärast nagu valisin ka need päevalilled kaanele, et minu meelest need on just need väikesed sümbolid, mis on kõigi jaoks minu Ukraina. Need päevalilled on tõenäoliselt ka, ütleme, riigikorrast sõltumata, eks ole. Et võib-olla päevalilled, siis päevalille õli kaudu äkki vanemale põlvkonnale nagu rohkem Ukraina sümboliks. Ja päevalille seedmed. Ja päevalille seedmed ka, jah, et nii see on. Ja sa nimetasid siin erinevaid linnasid ja nendest linnadest kõikidest on siin raamatus juttu ka. Kui ma nüüd õieti mäletan, siis Harkiv on tegelikult sinu kõige lemmikum linn Ukrainas praegu, kus sa armastad käia puhkamas näiteks ja veedad ka nagu pikemat aega. Aga Lviv on siis selline kuidagi nagu kultuurilislik linn. Kiev on pealinn ja Harkivis sa oled ka elanud ja töötanud ja oma asja nagu ajanud siis, jah? See on keerulisem. On olemas Harkiv, mis on Ida-Ukraina, mis on piiri lähedal, mis on selline, oli kunagi Nõukogude Ukraina pealinn, millest on jäänud selline Nõukogude arhitektuur, tohutult nagu selline uhke, suured väljakud, suured tänavad, mingi väikene tunnetus sellisest, ma ei tea, suursugususest, kus ma armastan väga puhata ja ma armastan väga Harkovit erinevatel põhjustel, mulle meeldib see nii. Ma olen 2 aastat töötanud Dnepris, rohkem isegi 3, mis on täiesti hoopis teistsugune, kus on selline, oli suletud raketitihaste linn, kus ehitati Nõukogude raketikandjad enamus, mis oli selline suletud salajane linn, kus salaja ehitati rakette tundmatus tehases, ma ei mäleta 853 või mis ta koodnimi oli, mis nii-öelda ehitas veoautosid, tegelikult ehitas raketikomponente. Ja siis on Lvov tõesti, kus mu ema siiamaale töötab siis, kui karantiini ei ole. Ja mis on ülikooli linn, ooperiteatrite linn ja see on nii tohutult erinev, et Lviv ei ole kunagi tegelikult ju olnudki osa Venemaast enne Nõukogude Liitu, mis tähendab, et see on jätnud tohutu suure osa ka ajaloole ja kultuurile, et on sellist nagu keiserlikku Euroopa Austria, Ungari, Poola sellist arhitektuuri ja hõngu, et kõik on tohutult erinevad piirkonnad ja erineva ajalooga. Ja Nõukogude ajal tegelikult nad nii-öelda territoriaalselt tõmmeldigi sellisel kujul kokku, nagu nad praegu on, et enne seda olid ajalood väga erinevad. Et minul on olnud natukene võimalus olla Dnepris aastat 3 töötada, Kiievis mõned aastad, praegu nagu ka Kiievi vahel, Lvovis linnapeanõunikuna 2 aastat ja Harkovis ma armastan Harkovit erinevatel põhjustel, miks midagi armastatakse. Käid sa nagu regulaarselt? Käin kindlasti, käin regulaarselt, käin minu lapsega puhkamas, perega puhkamas, et kui perepuhkused on tavaliselt kuskil soojal maal, siis meil on soojas Harkovis. Lisaks sellele, et Ukraina on ennast borš ja papuškad ja linnad ja inimesed ja kultuurid, lisaks sellele on ta ka riik. Riigina
ei ole Ukraina kaugeltki mitte valmis. No muidugi mõistavad, mitte ükski riik ei ole valmis, tavaliselt seni, kuni nad pole päris lõppenud. Pärast seda, kui riik on ära lõppenud, võib tõmmata joone alla ja öelda, et ta oli valmis. Ukraina on oma arengus palju turbulentsem kahjuks või me ei tea, et õnneks kui Eestis. Et muudatused on olnud alguses väga palju venivamad, nüüd väga palju verisemad ja järsemad. Et kuidas sa näed Ukraina kui riigi arengut? Alustades vaata sinu jaoks sellest punktist 0 kuni tänaseni ja ka edasi homseni. Mis hinde sa paned Ukraina kui riigi, kui institutsioonide võrgustiku arengule? Ma lühidalt ära vastan siis 3, mis on nagu selline veel natuke ettemaksu tahtud. Miks? No tegelikult, kui sa ajalugu hakkad arvestama selles mõttes, et Ukraina majandus nagu ka Eesti oli väga läbi põimunud Nõukogude Liiduga ikkagi. Mis tähendab, kaasa arvatud majandus oli läbi põimunud Venemaaga, sõltuvus Venemaast, infrastruktuuri sõltuvus, panganduse sõltuvus, eksport, võib-olla ka mingi import, aga no see on väiksem asi. Aga ühesõnaga, et sellest lahti ennast ehitada, tõmmata, võidelda on väga raske, et Eestil õnnestus samal ajal on ju Nõukogude Liidu ja Venemaa sõltuvusest vabaneda. Et Ukraina on ikka veel läbi käimas mõnes mõttes seda jäänukit, mis on jäänud Nõukogude Liidu pärandist, mitte isegi nagu kõige paremast, et tuleb välja võidelda konkurentsivõimelistele turgudele, hakata konkurentsivõimelisi kaupasid tegema, minna välja Venemaa majanduslikust mõjusfäärist, energeetilisest mõjusfäärist, et see on tegelikult väga nagu tuntav. 3 sellepärast, et seal, kus Eestil õnnestus väga kiiresti reformid läbi viia alguses, mis oli siis 91 kuni 93-4 ütleme, siis Ukraina seda ei õnnestunud. Ja mis tähendab, et tekkis oligarhaat, kui sul on juba oligarhid, siis on mõjugrupid, kui on mõjugrupid, siis on juba majanduses teatud eelistamised, erinevad toetused, dotatsioonid, ei ole vabaturumajandust, mõjutatakse poliitikat, energeetika on sõltuv oligarhidest, pangandus paljuski, nüüd juba vähem, aga et väga raske on siis, kui see esimesed 10 aastat on päästida lastud või isegi 20, et praegu 3 sellepärast, et midagi on hakanud toimuma tõesti alates 2015 aastast, mingid reformid, digiriigi reform väga kiiresti, aga see on eraldi teema, aga samal ajal on tohutult palju seda jäänukit ja ka 20 aastat, mis on tegelikult kadunud ja mida praegu tagasi teha sellega, et hakata võitlema oligarhidega, kes on tekkinud näiteks lihtsalt arusaamiseks, võib-olla 420 parlamendiliiget on praegu, kellest 100-150 on igal juhul mingite oligarhide poolt mõjutatud, kes siis ühes suunas, teises suunas, kolmandas, mõlemas ja nii edasi ja proovi võtta vastu uusi seadusi, kui sul on tegelikult nagu sellised mõjud, et see on selles mõttes 3, et on toimumas muutused, digiriigis lausa 4,5 korralik mingis kohtureformis näiteks 1-2. Ma tahaks positiivsema noodiga nüüd jätkata muidugi. No ma tulen selle raamatu sisu juurde selles mõttes jällegi tagasi, et see on võib-olla kõige poliitilisem minu sarja raamat üldse, et siin on hästi palju poliitikast juttu. Sa näiteks vist kõikidest Ukraina presidentidest ikka paar sõna räägid, nendest ka, kes on tahtnud presidendiks saada, aga ei õnnestunud, aga olid kas siis väga head kandidaadid või muidu kuidagi nagu olulised isikud. Mul on endal meeles, ma käisin Kiievis natukene enne viimase presidendivalimisi ja mis nagu hämmastas see, et meil ei ole presidendivalimiste eel küll ühtegi kandidaadi plakatit kuskil olemas, aga seal oli terve Kiiev oli ikka Porošenko plakateid täis. Otsevalimised, jah. Ja kõik see asi on, ütleme, see osad on nagu meenustes teistmoodi, aga see poliitika ja ma küll vaatan, et Tarmo on ka korruptsiooni kohta vähemalt küsida, aga need on seal nii üksteisest läbi põjunud, et ilmselt neid ei saa nagu ka lahutada võib-olla selle küsimuse juures, et korruptsioon ja poliitikud, korruptsioon ja presidendi korruptsioon ja Ukraina inimesed, nad teavad, mis kõik toimub, eks ole, kuidagi siis kui nagu sellist head tahet nagu üles näidata või omada, et siis oleks ju võimalik seda muuta või? No jah, see on väga hea küsimus, aga tegelikult süsteem on väga läbi põimunud sellest, mis on meie meelest korruptsioon, mis võib-olla Ukraina meelest ei ole see korruptsioon, ukrainlase meelest. See, kui sa lähed arsti juurde
arsti juurde, kes ametlikult teenib $300-400 ja ta küsib sult, et osta ise oma sidemed, oma rohud sellest apteegist, mis on linnavalitsus valinud allkorrusel olevaks haigla partneriks, osta sealt oma, ma ei tea, põhivahendid, mis Eestis on olnud tasuta ja maksame ette veel selle eest, et ta aitab sind hooldada. See on osa süsteemist. Meil on see loomulikult korruptsioon. See, et makstakse mingite teenuste kiirendamise eest, see, et mingite tõendite mitte 10 päeva, vaid 2 päeva kättesaamise eest, see, et loomulikult, aga see korruptsioon on nii nagu läbi põimunud igapäevasest elust ka, et see ei ole mitte ainult poliitikas, see, mida meie mõistame. Poliitikas samas, kui sul on nagu väga paljud need poliitilised mõjutajad, kes peaks muutma süsteemi, on ise kasvanud samas süsteemis. Nad on ise nagu tunnevad neid samu inimesi, kellel on nende vastu midagi, mida nad ei tahaks, kes teavad nende kohta, nende korruptsioonimomente, sest elu on sellest läbi põimunud. Sul on alati see tinglikult sularahakohver, mis pakutakse sulle selle eest, et sa ei võitleks sellega. Ja siis sul on saadikupalk, mis on $1000 või sul on kohver sularahaga ühe hääletamise eest. Et väga suured võimuvõitlused käivad, väga suurte majandusharude üle, väga suurte summade üle, et üks inimene ei muuda süsteemi ja süsteem on harjunud niimoodi elama. Süsteem on, teised tahavad seda lammutada, tegelikult kõik on oma koha sellises nagu killukeses süsteemis leidnud, et selleks peavad olema kohtusüsteem peab töötama, peab olema õigusriik, peab olema kohtureform toimunud, peab hakkama seda pundalt lahti harutama läbi selle, et sul on õigussüsteem, mis toimub ja õigusriik, mis toimub ja sellega on praegu nagu probleemid. Siia ma tahaks, et sa räägiks ühe selle loo, kas see oli mis ametikohta küsimus Ukraina ja USA riigiametniku kohta. Ja see Ukraina ja USA riigiametliku autode võrdlus oli täiesti päriselt nii oligi, et jah, näide reformidest ja nende läbiviimisest, et tuli Ameerika selline keskastme politseijuht, tollisüsteemi juht, tuli külla Ukraina kolleegile ja pidasid seal korruptsioonivastase konverentsi, ümarlauad ja muu maha ja läksid restoranina kõik õhtul pärast kombeks ja küsib Ameerika siis nagu korruptsiooni vastu võitlemise juht, et kuule, mis autoga sa sõidad? Ukrainlane ütleb, et kõigepealt ütleb Ameeriklane, et ei, ma sõidan Ford, ma ei mäleta millega. Ukraina ütleb, no, aga mina sõidan Porschega, et näed, kuhu teie reformid viinud on. See on päris ilust tõesti. Sa ütlesid, kas sa tahad natuke rääkida positiivsemal võtmes ja ma annan selle võimaluse sulle kohe. Ehk siis lasen sul särada selles teemas, millest sida aru saab, mina ei saa, ehk siis e-riik. Et Ukraina e-arengute kohta oled sina öelnud umbes midagi sellise mõtte, et kuna te astusite sellele rongile hiljem, siis on teil võimalik olnud teatud etapid vahele jätta ja piltlikult öeldes seista Eesti õlgadel ja minna sealt juba edasi. Et kas teoreetiliselt siin on mingisugused selliseid võimalusi, kuhu Ukraina on juba jõudnud ja mida Eesti veel alles mõtleb jõuda, et järsku on Ukraina juba teinud sammu edasi. Ja ma seon nüüd selle e-teema, sama eelmise korruptsiooni teemaga lihtsalt sellise huvitava näitena, et kunagi Jaanikaga suheldes, ma ei mäleta, mis see teema oli, aga igal juhul formuleerus minu peas valmis selline digitõendi paradoks. Et Ukraina on veel praegu sellises arenguastmes, kus on väga palju vaja sprahkasid, mis iganes tõendeid ja on vaja läbida ametnikuga. Ja e-tõendi paradoks on see, et kui riik on võimeline sulle väljastama seda tõendit, siis ta enam ei pea sulle seda tõendit väljastama, sest see info on tal juba olemas. Ehk siis sinu kui kodaniku kontakt ametnikuga muutub väiksemaks. See tähendab seda, et võimalus pressida sinult välja mingid meelehead muutub vähemaks. Mina kodanikuna pole ametnikuga suhelnud juba aastaid. Mina ettevõtjana, natuke see olen, aga see on ka aastate tagune ja hästi põgus. Mitte mingisugustki õrna võimalust, et tekiks mingi korruptiivne element ei ole. Ja see on tänu e-asjaajamisele. Nii, sina ja e-Ukraina. E-teemade eest. Et ja praegu juhtus selline
tore asi, et kui oli digiminister, tehti digiministeerium, digiminister on ütleme 30-aastane umbes pluss-miinus, tema meeskond on 25 võib-olla keskmine vanus ja nad ei taha teistmoodi, neil ei ole vanu mingeid suhteid, neil ei ole vanu seoseid, neil ei ole vanu, ma olen kellelegi võlgu ja ma ei saa süsteemi muuta. Nad on üles kasvanud telefon, smartphone'ides ja hoopis nagu teistsuguses sellises ütleme riigis või ettekujutuses. Ja milles Ukraina kindlasti isegi edasi jõudnud ja mööda jõudnud on see, et digiriik oli võimalik alustada nullist. Ja nullist, et sul ei ole mitte midagi digitaalselt, mitte mingeid registreid, mitte mingeid e-teenuseid. Ja otsustati, et me ei taha teha riiki arvutis ja läbi selle juhtme ja ID-kaardi, vaid mida inimesed kasutavad telefoni. Järelikult tuleb teha digiriik telefonis. Ja tegelikult Ukrainas ongi läinud need riik mitte see, et sa avad brauseri ja torpid juhtme sisse, installid endale tarkvara, vaid ongi näiteks, sa võid passi näidata telefonist. Ja sul riiklikult hästi kehtib telefonist näidatud pass, näiteks Tiia, võib-olla Maksimil isegi on. Et super, kui sa saaksid näidata saali, oleks väga tore. See on Ukraina pass telefonis. Pass ja juhiload, just. Ja see on täiesti ametlikult riiklikult kehtib meie ID-kaardi asemel. Juba erinevaid tõendeid, erinevaid teenuseid saab läbi mobiiltelefoni, selle asemel, et hakata vana plastikut ja juhet tekitama. Et lähenemine on täiesti teine, et me võime täiesti vabalt jätta need vanad vahepealsed etapid vahele. Näiteks isegi Aritango, kes teeb Eestis ühisteenust ja need ühisteenuse kaardid, no bussis on, et piiksutud. Siis oli kõigepealt Ukrainas oli see pangamakse ja siis tuli alles Eesti nagu Aritango tegi, ütlema kõigepealt Ukraina, sest Ukraina ütles, et meil on kontaktivabad kaardid. Me ei taha hakata kuskile sisse panema näiteks, et paljud ongi tehnoloogias see, et jätame vahele need vahepealsed, võtame õppust põhivundamendist, meil on vaja identifikaatorit, meil on vaja e-teenuseid, meil on vaja registreid need omavahel ühendada, et mul oleks vaja kuskilt mingit tõendit, et võeti ideoloogia, aga võetud nagu vana tehnoloogiat, et ma arvan, et see on praegu alustas digiministeerium 2 aastat tagasi, sest praegu nagu tegime sellise väikese loendused, mis on tehtud ja 2 aastaga on 11 miljonit inimest hakanud kasutama seda telefonipõhist passi, teenuseid, erinevaid lahendusi. Minu arust see on tohutult kiire areng, et isegi Eestis on meil 10 aastaid ehitanud digiriiki. Ma viiks seda teemat edasi, et kui ma ütlesin, et ametnikuga suheldes on ikka väike selline korruptsioonivõimalus, siis ühelt poolt eks ametnikud tahaks nagu säilitada ka seda positsiooni. Ja teiselt poolt on võib-olla hirm igasuguste uute asjade ees, nii ametnike poolt kui ka tegelikult inimeste poolt. Et selleks, et sellised uued süsteemid hakkaksid toimima, on vaja ikkagi kedagi, kes näitab eeskuju või innustab või lüstab selle tagant. Et sa ei saa päris nii, et ma tulen Eestist ja näitan teile, kuidas te peaksite oma asjaajamist siin tegema. Et siin on ka räägitud mitmest inimesest, kes omalt poolt aitasid ka siis meditsiinisüsteemis või siis selles samas dokumentide digitaliseerimise süsteemis kaasa, kelleta oleks ilmselt see protsess läinud palju vaevalisemalt. Ega mina Eestist tulen ja ei saa midagi teha, ma saan rääkida, kuidas Eestis käib, ma saan näidata mingeid väikesed eeskujusid läbi, näete, kui see toimib siin, toimib selles haiglas, toimib selles linnas, järelikult ta võib toimida ka igal pool, sest tegelikult esimesed 2013 kuni 2015 ma käisin ringi nagu hull evangelist ja rääkisin, et meil Eestis on e-riik ja siis kõik rääkis, kuidas meil ei ole see niimoodi võimalik ja meil käib kõik absoluutselt teistmoodi. Ja siis tuli 2015 ja oligi, mida me saame teha, on see, et näidata väikest mingit, kas või lokaalset eeskuju ja tohutult palju sõltub kohalikest. Kui sa tahad meditsiinisüsteemi käivitada, sul peab arstikeskuse juht toetama sind, selleks, et arstid hakkaks kasutama, selleks, et nad saaks aru, et see on möödapääsmata, selleks, et nad õpiks kasutama, sul on vaja nagu toetada, et nad oskaks kasutada ja nii edasi. Et iga süsteem või iga lahendus, mis sa juurutad, sul on vaja ikkagi nagu seda kohalikku driverit või seda juhti, et näiteks mina ei saa tulla ja otsustada, et teeme e-pileti. Kui ta linna peal leiab, et tal ei ole seda vaja, kui linnatranspordiameti juhataja leiab, et tal ei ole seda vaja ja nii edasi, et see on pigem nagu, et sa saad rääkida ja jagada Eesti kogemust, sa saad rääkida, kuidas see kuskil toimib, sa saad teha väikese sellise piloodi öelda, et näete, et Nepris töötab see lahendus, miks siis ei võiks töötada Lvovis ka. Ja see Lvov saadetakse
no mis nagu on okei ja helistatakse oma tuttavale arstile ja küsitakse, et no kuidas siis on sellega elada ja niimoodi väikeste näidete kaudu levitada. ma teen nüüd sammu selles mõttes Ukrainast väljapoole, rahvusvahelised suhted on lihtsalt minu huvivaldkond ja paratamatult on ka sinu jaoks keskkond, mis selles toimub on. Et Ukraina pahatihti on mitte rahvusvaheliste suhete objekt, vaid on subjekt. Või siis mõnikord ka vastupidi, see on väga keeruline, aga põhimõtteliselt Ukrainast väga tihti räägitakse kõrvalt, mööda, üle, praegu on hetkel kõige parem olukord, väga halb olukord, aga väga hea näide, kuidas moodi Venemaa survestab USA-d selleks, et rääkida USA-ga läbi Ukraina üle, ilma Ukrainat kaasamata. Ja see ei ole mitte ainukene näide, et väga paljuski Ukraina on kuidagimoodi kõrval, jah, ta on olemas, me räägime temast, aga ta ei ole nende protsesside aktiivne osaline. Et kas seda põhimõtteliselt saab muuta ja kas selle muutuse võti on Kiievis, kas selle muutuse võti on, ma ei tea, Lvivis, sinus, Nukovas, kuidas see asi saaks muutuda? Ma arvan, et muutuse võti on Ukrainas küll selles, et Ukraina ise teeb selgeid samme selles suhtes, et ta tahab olla osa Euroopa väärtusruumist. See tähendab, et Ukrainal on ikkagi pikk nimekiri kodutööd, mis tuleb nii-öelda teha, mis tähendab kohtureform, korruptsiooniga võitlus, reaalne võitlus, mitte see, et me räägime 30 aasta, kuidas me võitleme. Et on rida reforme, mis Ukraina peab tegema selleks, et näidata, et jah, ta tahab kuuluda sellesse nagu koordinaatide süsteemi, mis on Euroopa. Aga teiselt poolt ma usun seda, mis ma ütlesin 2014 aastal vist ühel rahvusvahelisel konverentsil ja siis see oli veel selline väga julge mõte, et tegelikult Ukraina võitleb praegu ka Euroopa piiride eest. Et mõttes Ukraina on tähtis pretsedent ka välispoliitikas, kui palju lubatakse ja lastakse agressoril võtta natukese haaval teise riigi territooriumit, et see on pretsedent kõigile, see ei ole mitte ainult Ukraina. Ja seda ikkagi oli Budapesti memorandum, kus kirjutasid alla ka Ameerika, Inglismaa, seesama Venemaa, kus lubati, et Ukraina territoriaalset terviklikkust ei kahjustata, ütleme. Nüüd need samad maad, kes kirjutasid alla memorandumina, väga mures ja on veel väga mures ja nii edasi. Ja tegelikult lubadused peavad maksma ka Euroopa ja ka Ameerika poolt midagi. Ja lubadused peavad maksma rohkem kui olla mures, et selles mõttes on ikkagi koostöö. Et Ukraina saab enda poolt teha seda, et näidata, et ta tahab kuuluda sellesse väärtusruumi ja Euroopa, Ameerika peavad ja need riigid, kes on lubanud ka omad teatud lubadused, peavad ka täitma seda, et oma sõna taga seista rohkem kui neil on mugav. Ma saan aru, et on realpoliitik, et on nagu kõige maa on kõigepealt oma huvide eest väljas, aga see peaks küll olema koostöö selleks, et mitte luua pretsedenti. Et kõigepealt Krimm, siis Donetsk, Lugansk. See on ju kõik need piiririigid mõtlevad, kuidas edasi ja kes on järgmine ja järgmist ei tohi tulla. Eelmise peaks tagasi minna, järgmist ei tohi tulla. Kes tahaks sellest raamatust lugeda natukene actionit ka. Actionit siin raamatus on. Kuivõrd sa olid juba seotud ja ka koha peal ajal, kui toimus Maidan, kui toimus Krimm ja kui toimus kuidas ütleme, et nende isehakanud vabariikide nii-öelda nagu moodustamine. Maidani sündmustest on siin võib-olla kõige rohkem juttu, kuna sa tõesti sõna otseses mõttes ka ise viibisid seal. Ja mis mulle jäi meelde võib-olla, kui sa neid kirjeldad, eriti siis, kuidas see nimi on nüüd 100? Jah, Taevane 100, et need on asjad, mida ukrainlased ise mitte ei unusta. Vähemalt praegu, nüüd kohe kindlasti mitte, sest inimesed, kes seal ka ise samamoodi osalesid, on ju meie seas ja osadest neist on saanud ka siis nii-öelda tegutsejad ja otsustajad, et räägi natukene nendest asjadest ka. Et oli sul ka selle koha pealt ka, et oli sul ka nagu niisugune hirm või mõte, et läheb nagu päris sõjaks ja tuleks parem siit eemale hoida või et mis sind seal Maidaniga koha peal nagu hoidis? Sündmused juhtuvad, sa mõtled seda hoopis teistmoodi.
et kui on aega mööda läinud, siis sa võid hinnata seda niimoodi, kuidas ma ütleks objektiivselt, aga sa oled osa sellest väärtussüsteemist. Maidan tekkis ju 2013 aasta lõpus, novembri lõpus, kui eelmise presidendi Janukovitši režiim oli korrumpeerunud, katkestas läbirääkimised Euroopaga liitumise suhtes, tuli välja tudengite meeleavaldus, see aeti vägivaldselt laiali ja sündmused hakkasid arenema, sest ukrainlased ei talu vägivalda, ei talu oma laste kallal vägivalda, ei talu mitte mingit, ütleme niimoodi, võimu väärkohtlemist tegelikult. Ja edasi oli kuni aprillini, oli kõige külmem talv, miinus, tõesti, ma arvan, 30 oldi kuid ja kuid telkidega väljas ja nõuti võimuvahetust või režiimivahetust. Samal ajal kui Euroopa veel ei olnud kindel, et kas nüüd peaks nagu toetama või see on võimu kukutamine või. Ja see on täiesti uskumatu nagu selline, ma ei tea, tunne on see, kui sa oled osa mingist vastupanu liikumisest. Ma ütlen, et see oli revolutsioon, mis ei olnud mitte üheks päevaks, vaid see kestis ja iga kord oli tunne, et nüüd äkki hakkab vaibuma, juhtus jälle midagi ja tuli uus laine ja see kogu aeg nagu lainetas edasi, mõtles, et Ukraina oli nagu otsustanud, et niimoodi edasi ei lähe ja kas taandub nagu võim, kes on korrumpeerunud või meie ei lähe ja see oli väga ajalooline, aga sa ei tunneta ilmselt, kui sa oled osa sellest sellel hetkel, kui suur see ja kui tähtis see on tagasi vaadates, et praegu see on selline mõõdupuu, et Taevane 100, mille nimel ta suri, need olid ülesastumise käigus ja snaiperikuulidest hukkunud tavalised inimesed heas mõttes kõige parimad inimesed. Aga praegu sa saad aru, et see oli nagu muutuski selle ajastu mõõdupuuks, et mille nimel me seisime, mille nimel me võitlesime. Krimmi, Donetskit, Luganskit oli tunda muidugi kogu aeg, et on sõda ja see on ju siiamaale sõda. Me kipume unustama seda, et tegelikult konflikt kestab edasi, inimesed hukkuvad edasi piiril. Aga näiteks Lvovis on seda väga palju vähem tunda, kui on piirilinnas Harkovis või kui on Dnepris, kus sa näed, et helikopteritega tuuakse haavatuid rindelt. Aga Krimm paraku lahkus vägivaldselt, aga õnneks vähemalt ilma vereta ja see oli jälle omaette nagu selline, kuidas tunnetas Kiiev, kui Krimm enam ei olnud, et see on väga keeruline. Seda on ajalooliselt hiljem lihtsam hinnata kui see hetk, kui see kõik toimus. Seda võib läbi olukordade kirjeldada, kuidas oligarhid määrati näiteks isegi oblastite juhiks, öeldes, et sinul on kõige rohkem võimu sinu oblasti üle, et sina suudad vastupanu osutada nendele tundmatutele rohelistele mehikestele. Ja see oli väga selline aeg, kus paljud orienteerivad väärtushinnangute, mis on õige ja mida sa jagad ja mida sa pead tegema. Ei olnud küsimus, kas on nagu kuidagi ebamugav või kuidas ajalugu hindab, see lihtsalt pidid see hetk seda tegema. Olema Maidanil ja mida sa mõistsid hukku või mida sa toetasid, et see oli väga paljuski defineeris erinevate inimeste suhtumised ja siiamaale. Väga pikk monoloog. Jätkan enam samas kohas, kus sa praegu lõpetasid seesama Maidan. Et on väga vähe hetki riikide ajaloos, kui riiki ehitatakse altpoolt üles. Et kui ongi need hetked, millal inimesed, mitte ametlikud, mitte poliitikud, vaid lihtsalt inimesed osalevad oma riigi ehitamises. Mis sest, et barrikaadidel, mis sest, et vastuseistes, mis sest, et vägivaldselt, aga nad seisavad oma riigi eest ja meil on olemas nägemine oma riigist, mis asi oleks see õiglane riik, mida nad tahavad. Kui palju nüüd seesama keskmine ukrainlane usaldab oma riiki? Keskmine Ukraina ei usalda üldse oma riiki. Keskmisel Ukrainlasel on selleks põhjused, tuleb tunnistada. Et eks see on alati vastastikune, et kuni on korruptsioon paljudel tasanditel, ei ole usaldust, sest korruptsioon on alati ebaõiglane otsuste tegemine, varade jaotumine kellegi kasuks. Kuni on käsitsi juhtimine süsteemis, kuni on ikkagi paljuski rikaste võim otsuste tegemisel, ei saagi olla sellises mõttes usaldust, et kuni sul ei toimi jälle kohtusüsteem, kuni sul ei ole reaalselt
kuni sa ei lähe haiglasse ja sult ei küsi mitte keegi mitte midagi ja ravib su terveks parimate meditsiinivahenditega ja annab koju veel, ma ei tea, rohud kaasas. Kuni selline nagu süsteem ei toimi, ei ole usaldust. Kui ma maksan makse ja näen, et nad lähevad minu teedesse, minu lapse koolitustesse, on üks asi, kui sa näed samal ajal, kuidas ma kirjutasin raamatus ka, kuidas minu poeg vaatas, kuidas ma lugesin ajalehte ja ma lugesin, seal oli selline valge maja tüüpi maja. Poeg küsib, et kas on presidendi maja? See on keskmise tolliametliku maja. Et kuni sa näed seda tohutult ebaõiglust kogu aeg, siis ei ole usaldust ja ma saan täiesti aru, et ei ole seda usaldust, see peab algama ikkagi sellest, et on null tolerants igasugusele korruptsioonile, ebaõiglusele, kohtud toimivad ja alates ülevalt alla. Aga samas selle teema jätkuks sa tood ka välja selle, et kui sa ühelt poolt räägid, eks ole, märgist või näitest selle kohta, kuidas aeg piltlikult öeldes on seisma jäänud, et kui need teed on umbes samal olukorral kui 30 aastat tagasi, aga samas on jällegi piirkondlik teed on nagu väga korda tehtud ja kõik inimesed teavad tänu, kellele see korda tehtud, enamasti tegemist on inimesega, kes on siis võimu juures, kas ta on ise kas päris oligarh või nagu heades suhetes ja nii edasi, et kui need teed on korda tehtud, siis inimene ütleb, et aga on ju hea ju, saab küll hea küll, ma võib-olla pean andma natukene raha ja nii edasi siia-sinna, aga niimoodi süsteem toimibki, aga samas teed on korras, võib-olla on ehitatud mingisugune koolimaja või haigla või midagi veel, et sellisel moel muidugi korruptsiooni võrdlemisi keeruline välja juurida. Ongi esimene reaktsioon on see, et kui on tee korda tehtud, no te ju piditegi ta korda tegema. Ja teine variant on see, et aga kui palju te varastasite, kolmas variant on see, aga nad varastasid vähem kui eelmised. et sellised stereotüüpsed mõtlemised tihti, aga ei, tegelikult kui nüüd nagu mitte ainult nalja teha, siis tehakse teid ajalooliselt kõige rohkem korda ja tuhandetes kilomeetrites, ma ei hakka numbritega vaevama, aga tegelikult on ikka mingi progress ka, et see, kui me nagu kritiseerime, mina teen seda armastusega mõttes, et ma räägin nii nagu on, aga samal ajal loomulikult on ka digiriigis tohutud edasiminekud, infrastruktuuris väga reaalselt edasiminekud. Ebaühtlased on sellised, kes nagu on kiiresti liiguvad, on sellised, kes on nagu väga tohutu süsteemi vastupanu nagu kohtureform, kuna me ei saa anda käest ära keegi käsitsi juhtimist erinevatel tasemetel näiteks.